võidukas triumf. Luuka 19:38. Õnnistatud olgu kuningas, kes tuleb issanda nimel. Rahu taevas ja kirkus kõrgustes. Üle 400 aasta ootasid Iisraeli inimesed päästjat, kannatades tagakiusamist ja valu võõraste valitsejate käes. Nad hoidsid kinni prohvetite nagu Jesaja ja Sakarja sõnadest, kes ennustasid aega, mil nende vaenlased hävitatakse. Juudi rahvas ootas võimsat meest, kes kukutaks Rooma impeeriumi ning astuks õigustatult troonile kuningana ja vallutajana. Ühel päeval aga saabus Jeruusalemma kuulus rabi, kes just oli äratanud surnuist üles inimese. Ta ratsutas eesli seljas, mis sümboliseerib kuninglikkust ja rahu. Kuid Jeesus polnud lihtsalt inimene, ta oli Jumal ja inimene ühes. See polnud pelgalt võidukas sisenemine Jeruusalemma, vaid teadlik ja usukindel teekond ristilöömise poole, mis teda ees ootas. Tema järgijad teadsid, et temas on midagi erilist ning hüüdsid rõõmuga: õnnistatud olgu kuningas, kes tuleb issanda nimel. Rahu taevas ja kirkus kõrgustes. Vaid mõni päev hiljem muutus Jeesuse võidukas sisenemine linnas võidukaks võitluseks suurimate vaenlaste, surma, kurjuse ja igavese lahusoleku üle Jumalast. Kuid see võit maksis Jeesusele tema elu ning osa sellest rahvast, kes algul hõiskas tema saabumise puhul, hiljem kiitis heaks tema surma. Tema ohver maksis talle kõik, kuid kinkis meile kõik. Tänu Jeesuse ohvrile saame nüüd tulla julgelt tema ette. Täna mõtle sellele, kuidas Jeesuse usaldav ja kuulekas tegu muutis jäädavalt sinu suhte Jumalaga. Veeda hetk ja kiida kuningat, kes tuli issanda nimel. Palve tänulikkuse ja ülistusega: Jumal, aitäh sulle, et saatsid oma poja, kes võttis enese peale minu vead ja patud. Tänu tema ohvrile saan kogeda sinu taevalikku rahu siin maa peal. Tuleta mulle sel nädalal meelde, mida Jeesus ristil saavutas ja millise igavikulise muutuse tõi tema ülestõusmine minu ellu. Las mu elu ülistab sind igal hingetõmbel. Jeesuse nimel, aamen.